tere jõudu, tere, sõbrad. Me oleme täna, teade, kus me oleme. Selline masinapark, no kus sa ikka oled? On see Tartus? Ei ole. Tallinnas ei ole. Viljandis ei ole. See on Abja Paluojas. Me oleme Abja Paluojas. Ma ütlen, me tulime praegu, me panime auto kuhugi sinna puude taha ja me tulime üle motokrossi raja. Siin on, mul on siuke tunne, et siin on nagu iga vend, kes siin elab, on kõik mingi spordialaga seotud. Mingitel vendadel vaatasime, et täitsa lõpet lähevad piknikule, taldrikud on kaasas. Ei olnud, need olid discgolfi vennad olid. Neil olid discgolfi kettad kaasas. Ja ma ei tea, mul on käed sügelevad. Andke mulle kirvest, andke mulle kirvest! Kirvest! Andke mulle kirvest! Tahaks hakata tööd tegema, tahaks hakata kõiki proovima, kõiki masinaid. Mina olen täiesti terve mees ja tahan seda kõike saada. Ja ma arvan, et me alustame seljaga. Meil on siin 5-kiloseid kettaid on siia peale pandud ja mingid atleedid on pannud 1, 2, 3, 4, 5, 25 kilo ühel pool, teisel pool. 50 kiloga on vanad tõmmanud, sikutanud ja proovime ära. Ilus stardiasend. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Ja pane nüüd tähele, sa saad teha ka siin ühele käele eraldi. Siin on ilusti see toetav käepidev, kus sa saad kinni võtta ja vahetada kätt ja teisele poole teha tõmbeid. Aga üldiselt 2 käega on parem. Väga hea masin, super hästi jookseb, silma võtab märjaks nagu väga hea asi. Muide, siin saab vahepeal teed seljatõmbed ära, siis siin on kaugushüppe matt on kohe, see kaugushüppe rada võid siin teha ühe sükse korraliku hüppe ja siis tule jälle siia tagasi. Aga muidugi kaugushüppega on see, kus see liiva sisse hüppad, minule näiteks meeldib, et jalad on liivased, et see on ka põhjus tegelikult, miks ma plätadega ei käi. No nii, uus väljakutse ja selleks on siis õla surumise pink. Sa oled selline põline Abja Paluoja atleet. Sa võtad stardiasendi sisse, hingad sügavalt sisse välja ja hakkad suruma. Ülesse ja alla. Ülesse ja alla, ma proovin sellega ka, ülesse ja alla ja ma pean tunnistama, et väga hea õlamasin ja tank on siin raputab, jalgu klopib. Siin on mingid setikad on siin, et Tartus näiteks ei ole ühtegi putukat, aga ei, tegelikult ma võib-olla valetan, sest pilved on tekkinud, murepilved on tekkinud meie kohale ja võimalik, et enne suuremad vihmaperioodi sitikad lähevad tavaliselt lolliks ära. Aga jällegi, midagi halba öelda ei ole, kui palju teha näiteks seeriaid. No, lihtne küsimus. Teed surumist, õla surumist, näiteks 8–10 kordust. Teed surumise ära ja üks asi, ma ei soovita kunagi, et sa jääd nüüd istuma. Mina ise tõusen alati korraks püsti, jalgadest ka natukene seda pinget välja, õlavenitus ühele käele, teisele käele, nii. Võib-olla kuni 1 minuti hoiad pausi ja tunned, et oled valmis, siis võid siin jätkata. Nii et selles väga hea masin, väga korralik selline raskuste valik. Ja siin on nüüd, sõbrad, siin on nüüd selline konstruktsioon ja sellega on võimalus tegelikult teha väga palju erinevaid harjutusi. Siin on küll näidatud, näidisena on toodud, et see on nagu jalapress. Tähelepanu, näete, siit on tegelikult kang on välja tulnud. Panen selle kangi siia tagasi. Ma vaatan korra, jah, ta jookseb nii pidi. Ma panen siia ka, et ma nüüd kindlasti mõne kohaliku atleedi elu päässin, aga alati jah, tasub vaadata üle need töövahendid, et need oleks ilusti töös. Nii. Biceps ja see kang ei ole jäigalt paigal, vaid ta keerleb, mis tähendab seda, et ma saan kätega parema tulemuse. Väga hästi, bicepsile väga hea, õlale ta jääb ilmselt, ütleme nii, et sa võid tõsta, aga ta jääb õlale natukene selliseks, see nurk jääb natukene väikseks. Küll aga, vaatan veel korraks üle need otsad, küll aga vaatame üle kükid. Uno, kõigepealt mõned kükid! Nii, stardiasend, mida siis see on? Siin on, vaata, näed. Mitte ma ei pidanud seda alt, vaid sinna ei olnud, keegi ei olnud seda lukku pannud, seda peale harjutuse sooritamist. Näed sa. Ja nüüd ta tuli siit ilusti välja. No inimesed teadmatusest teinekord ka ei oska seda nagu masinat käsitleda.
sa lähed ilusti sügavale alla ja üles. Kükid alla, üles jalg töötab, poolikuid kükke, sellised poolikuid, miks mitte, üks jalg ees, teine taga, välja asted, alla ja ülesse. Et sellised võimalused, ma panen korra selle luku peale ja siin peaks ka nüüd olema see võimalus. Aga ta ei tööta väga hästi. Iseenesest peaks olema see sääre pakk, et sa saaksid siin teha ka säärt. Tõstad selle üles, aga see masin on jah natukene vaja teda õlitada. Ja säär töötab ka niimoodi. Nii. Väga hea, super äge masin. Ja mul on ka, saad aru, see mingisugune väike sitikas kuurib sulle siin mingi augu jala, siis see jumala hullult sügeleb. Nii. Seal oli korralik seljamasin, seal oli õlamasin. Ohoo. Siin on lamades surumine, aga see on niimoodi, et ta ei jookse nagu ühel tasapinnal, vaid on nurga all. No vaatame. Nii. Stardiasend. Ülesse ja alla. Ülesse ja alla. Ja siin on küll see sügavus maksimaalne siin praegu. Väga äge. Väga äge. Ma ei tea, kuidas see nagu... Ma ei ole sellisel kujul surumist niimoodi sellisel pingil kunagi teinud, aga ma tundsin sügavus oli maksimaalne, rind oli korralikult venitsuses. Väga hea masin. Proovin korraks ära ka biitsepsid sellega ei tee ja ilmselt ei tee sellega ka jõutõmbeid ja seljatõmbeid. Aga rinna surumine väga super ja siin isegi ütlen tühi raskusega oli päris korralik koormus. Mis tähendab seda, et tegelikult näiteks naiste rahval ei ole selle pingiga alguses midagi teha. Ta läheb ikkagi üsna raskelt. No nii, aga kui ma neid pilte vaatan, siis see pukk siin ei ole isegi mitte märgitud, et ta oleks triitsepsile või siis ülevedu, vaid see oleks just kui kõhulihas. No vaatame. Jällegi selline täiesti teistmoodi vink, mida ei ole üheski teises välijõusaalis olnud. Ahah, ongi. Käsikud on jäigalt paigal ja sa töötad kõhuga. Ja oleme ausad. Abja Palu ja atleedid suutsid mind täielikult üllatada. Selline vink on siin kõhulihasele. Et koormust on siin praegu vähe võitu, paned raskust juurde, aga täitsa hästi kõhulihas töötab, toimib mitte midagi halba, öelda ei ole väga hästi. Vaatame veel, siin on nüüd, ma jätsin selle, vaata, kui sa vaatad seda anatoomiat. No siin on tõesti ainult säär ja võib-olla mingisugune küünarnukk ei tööta, aga kõik ülejäänud on siin märgitud õlad, kõht, rind on välja jäetud. Okei, selge, jalad, kõik on nagu töös. Ja siin on ka muidugi neid käsikuid vastavalt erinevaid. Ma arvan, et siit võtta sügavamalt. Nii hästi. Sa saad teha jõutõmbed, siis sa saad teha seljatõmbed, ei sega, väga hea. Ja siis on siin võimalik teha ilmselgelt isegi kükke. Et väga põnevad lahendused laialt, oota ma vaatan. Kurat, need jäävad natukene liiga laiaks, need käsikud. Ta jääb nagu ette, ta hakkab nagu segama. Ja siit poolt jääb ka segama, ma ei tea, miks need välimised on tehtud. Et siin ma jään teile sõbrad vastuse võlgu, see on natukene selles suhtes vajab nagu kaasa mõtlemist, aga üldiselt jah, seal sai selg, siis sai õlg, siis said kükid, jalad, rinnale väga hea koormus, kõhulihas, veel selga. 5+, kui mulle öeldi, et lähme Abja Palu ja siin, et seal on korralik välijõusaal, siis no ikka oled natukene skeptiline, näed, siin on tegelikult väga korralik jalkaväljak on siin olemas. Seal on isegi pjedestaal 1.–3. kohani on publiku jaoks on siin pingid. Et mul ei ole nagu mitte midagi nagu kriitilist halba öelda, väga hästi on läbi mõeldud, kes selle välijõusaali siin kokku panid, siis müts maha teile, ma soovitan sõbrad. Kui sa nüüd ei ole unustanud, sa vaatasid seda saadet niimoodi, silmad olid suured ja noh, tõesti kogu see elamus, mida sa nagu praegu said, sa võib-olla mõned asjad unustasid ära. Visad vennad, jälgi visasid vendasid. Visad vennad, me käime kogu aeg, ma ütlen, praegu me oleme siin Abjas, ma ei tea, kus me täna veel oleme, teeme suurema Viljandimaa ringi.
sina like'i, sina kommenteeri, sa soovita seda asja, suvel on neid eriti äge või talvel on eriti äge neid suviseid videosid vaadata. Ja ma usun, et midagi nagu midagi sellist nüüd ei olnud ka, mis võib-olla sulle nagu kuidagi häirivaks osutus, et pigem oli sellist infot tuli hästi palju peale. Minul endale oli see kõhulihase pink oli nagu kõige suurem avastus. Nii et sõbrad, tulge, käige Abja Paluojas viimase peal, meie tõmbame siin praegu otsad kokku, loodame, et sadama ei hakka putukad, vastikud, igal juhul plussid ja miinused, plusse kindlasti rohkem. Me liigume edasi ja näeme juba järgmine kord mingisuguses teises välijõusaalis.